pane mõni siia vett mulle. Ja vett. Ja see oli 14 aastat, ma ei olnud Eestis, eks ma tulin siia. Ja mõte oli sellest, et me hakkame siin ehitama. Sest ma kunagi ostsin selle jaoks, et siin peal ikka tempel budistlik. Ja siis oli kõik oli võsa täis kasvanud ja me olime poistega olime siin Pärnu boksil või Velas. Kohutavad jõhkrad boksijad, nagu lehes kirjutatakse. Muuseas, nad on niisugused mehed Eestimaal lihtsalt. Nad on Eesti meistrid, eks. Mitmed nende hulgast. No ma lihtsalt nimetan. Nad on budistid. See, et nad boksivad, see on nende isiklik asi. Et nad budistid on nagu minu asi. See on nagu kaks eri sektorit. Ja see nad aitas mind ja me võtsime siin seda metsa võsa maha. Ja lõpuks oli nii, et see moment, kui see pidulik moment saabus, eks, millest ma nagu mainisin, siis me istusime trepi peal, arutasime stupa ehitust, konkreetset projekti, et kui suur teha, eks. Poisid väitsid, et ma tahan liiga suurt teha, mina siin teeme ikka suurema veel. Ja siis järsku tormas mingi valge puss tormas väravasse, kus tormas välja sellised kohutavad kilede häälega isandad kisandisid pikali, aga siit on ju kuskil 100 meetrit, on nii, et keegi saanud aru ka õiet, aga neil olid püstolid käed relvad. Ja mina mõtlesin ausalt esimene moment, et mingi maffia jookseb peale, eks, bandiidi kari, siis kedagi on vormist. Aga siis ilmusid välja sellised roheliste lehtedega kaetud kodanikud automobilid käes, mustad maskid peas, siis ma sain aru, et nii on mingi kohutavalt suur operatsioon toimumast. Ja siis võeti meid siin kinni, hüpati selga siin inimeste jalgadega ja mul käed selle taha, käed pandi raudu, eks. Ja siis praeti meid siin päikesega üks paar tundi tähendab niiviisi. Senikaua, kui nad siis jooksid ja otsid, ajasid tagasi rahvast, eks õue peal ja ühesõnaga nad olid niisugused kohutavalt närvilised, sest automaadiga postid käes automaadid värisid. Ma ei tea, võib-olla sellepärast nad olid valmis päästikule vajutama, midagi sellist. Ja siis olid, ma küsisin vett ka nende käest, peale seda virutati mulle püssikabaga veel, eks oli see ole vait. Sellest ma sain aru ka lihtsalt, et ei saa vett ja ei tohi ka rääkida ka veel. Ja siis saabus tähendab õue peale komissaris inimene, ei taha mida tutvustada ennast. Ja ütles, et selge, et nüüd on käest, andke relvad ära. Ja ma ütlesin, muidugi, otse loomulikult, sest milles küsimus, kui politsei tõesti niiviisi pöörda, ma ütlesin, minge kööki, köögikaplist. Nad tulid siis kööki, siis hakkas jälle kisad, seal on kahvlid ja noad, eks. Ja ma ütlesin, kurat, aitaks küll, aga näed, see ei tule kuidagi välja, eks. Ja siis lõpuks oli nii, et ühesõnaga mind tõmmati siis väljas sisse, õudselt oli hea oli ka, sest väike oli õudselt kuum ja põletas ja õhk ei liikunud ja ma olin nii juba kurat selgi valutas kohutavalt. Ja siis oli nii, et kästi mul alla kirjutada läbiotsimisorderile ja ma ütlesin, mina ei kirjuta alla, sest muid ei huvita sellest. Sest mul on vaba valik, ma olen vaba kodanik, kurat ja nii edasi. Ja siis oli nii, üks valla naisterahvast, kes oli niisuguse kaame ja kahvata näoga, siis minu ees kirjutas alla, et mina ei kirjuta alla. Peale seda siis hakkas tõmmati mind siia poole ja öeldi, et ühesõnaga ma niiviisi sügan nina endal. Ma poleks juhudeks, mul on tead huuled kuivavad ja ma olen kasutan juhused, ma saan arhiivi kohe tead. Ja siis lase uuesti rääkida. Öeldi nii, et nüüd me hakkame sind üle kuulama peale. Ma ütlesin, kurat, esiteks on nii, et ma üldse ei plaaninud teiega nagu kokku saamist, eks. Ma lepin tavaliselt inimesed, keda ma tahan suhelda, ma lepin kokku ja vastastikku see kokkulepe, eks. Ja teid ei palutud siia kohale, nad lihtsalt see oma tähtsust, et nad on tähendab, esiteks on nii, et nad on saanud kähti jõhkrad kurjategijad siit, eks, kes varjas ennast minu talus. Ja teine asi see, et relvade värk tead. Ma ütlesin, ma aitaks küll, aga ei ole, kas siis tõesti Eesti armeele ei ole relvi teile pakkuda, midagi sellist. Naljad jätta kõlas, eks on kuule, ma ütlesin, selge tead. Ja ma tean seda nii palju, et nali pidi olema, huumor pidi olema IQ näita, eks. Poiste puhul nad vist seda ei teadnud tead. Ja siis tõmmati mind sinna tuppa, eks, istusin diivani peale ja siis öeldi nii, rääkige. Ma küsin, mida? Sest mis te siin tegite? Ma ütlesin, te kindlasti jälgisite, mis me tegime, siin ju saajad mürisid ja pärast mis siin trepi peal arutasime ja ei kes nad sul siin ühesõnaga metsa võtsid? Ma ütlesin, töömehed. Kes töömehed? Ma ütlesin, see ei huvita teid. Mis see teie asi on? Kas te maksate ka neile? Ma ütlesin, ei ütle. Võt siis üks isand võttis välja mingi raamatu, eks ütles, et see on mingisugune sutra, kus on kõik seadused kirjas, siis siin on kirjas, et kui ma nendega räägin, ma saan 5 aastat. Ma küsin, mida? Vanglat. Ma ütlesin, et sa Jeesus. Ma lasin sellist asja on, nüüd asi on nii karmiks. Ja kui sa ikka ei räägi ja kõik ei puha, ja ma ütlesin, aga ma ei peagi midagi rääkima esiteks. See on minu enda, ma tean, olemas mingid inimõigus, sellised asjad, eks inimene tahab, räägib, ei taha, ei räägi. Nad see ei loe, et seadus on üle kõige, ma ütlesin, ei, et sellist Eestit ma nagu ei soovinud, kui omal ajal. Ja siis
ühesõnaga käis selline muuseum, siis üks sisendus, tema tunneb budismi vastu kui. Ma ütlesin, noh, kurat, üle ilus põhjus ja moodus sulla külla budismi kohta küsimaks. Ja siis need kummilehtedega mehed, Koogamanda poisid jooksis nõuga ringi, ülejäänud seltskond praadis päikese käest tunde tead. Ja lõpptulema oli selles, ma ütlesin, kuulge aitab sellest jamast, kurat. Ja siis tuli komissar Sinimeri, kes teadis, et me leidsime pommi. Ma mõtlesin, noh, nüüd on kõik läbi. Pomm võib-olla juba sõja ajast saadik majast. Ja siis öeldi, et tule vaata, näed ise ka. Läksin sinna taha ja seal oli vana selline tööpink, seal oli mingi torujupp, meil oli traadi kiirdel ümber pandud. Ma siis vaatasin, Sinimeri vaatas seda pommi tead. Küsis, noh, ma ütlesin, kurat, üldiselt ma olen näinud BBC-s ka varajad pomme, mis on tõesti pommid, seal on igasugu mingid asjad juures ja traadid ja midagi vilgub ja tiksub ja nii edasi, aga see on lihtsalt mingi toru, mida on kasutatud traadi kerimiseks tead. Ta ütles, noh olgu. Ma ütlesin, olgu, siis ma saaks, see pomm ei olegi tead. Ja siis oli nii, et noh, asi liikus edasi, uuesti kutsuti mind üle kuulamisele siia tuppa, eks on, ja ma ütlesin, mul ei ole midagi rääkida, ma ei kavatsegi midagi rääkida, palju neile maksate, ma ütlesin, kurat, ma ei ütle, eks. Ja siis oli nii, et isandad siin rääkisid telefoniga, et näed, et ei läinud midagi kordama, kuskil oli mingi keskus, kust asja koordineeriti. Sellepärast, no mille pärast, sest nende hääl muutus õudselt aupakliks, et distantseerus, kui nad rääkisid siin telefoni abil. Ja siis oli nii, et see asi kestis vist, kurat, ma ei tea, üks kella 6-7 siin. Ja siis ma ütlesin, kuulge vennad, et mul on jälle jaamad, ma tahaks pissile saada, et ei taha nagu tuppa lasta, tohib siis 2 mehega, mille väljas oli siis pellik, välipellik, viidi sinna, üks oli ühel pool, teine oli teisel pool ja pissimid oli siis igal pool õues. Ma siis pissisin seal sorinale ja tulin välja, eks enne nad vaatasid, no, et kas ei ole kuhugi põgeneda, ma ütlesin ainult sinna alla, eks. Ja no. Meil oli samamoodi. Ühesõnaga, asi liikus nii palju, et ma tulin tagasi siia sisse ja ma ütlesin, kuulge, kurat aitab tead. Ja siis öeldi, et ma leidsin, kostis hääl jälle komissar Sinimeri viilis võidukalt. Ja samal ajal, kui mind tähendab nii-öelda üle kuulati, nii-öelda, siis on nii, kõigil telefonilt võeti välja kaardid, värgid, asjad. Tähendab Sinimeris arvuti, et on kaasa kella oma, see on kõik, mis siin majas on minu oma, kurat, see on selge. Võib-olla ei ole, ma ütlesin, võib-olla on teie oma, aga minu mõelest ma ei ole politseis käinud asja võtmas, nii et seda ei ole nagu pakkuda sellist versiooni. Ja siis oli nii, et noh, läksin sinna välja ja siis inimene oli, kott oli käes. Küsis, kas sa tead, mis on? Ma ütlesin, muidugi tean. Mis on sanšee? Mis asja? See ei ole mingi sanšee. Ma ütlesin, et budistid põletavad rohtu, nad korjavad kadakat, panevad üli, ma nii-öelda kuulselt vahvanud, keha lõhnanud. Aga mul prilli on, nad lihtsalt prilli edeest ära ja ma ei näe korra. Ja siis ma püssin selle käes nii sisse ja inimene, et see on kuradi kanep. Ma ütlesin, no kurat, kadakas ja kanep, seal on üle suur vaheks. Ta ütles, kurat, sa ei näe ka tuhkagi midagi sellist. No nüüd on 15 aastat. Ma senne pakuti 5, et ei räägi nüüd koti eest, see on 15, eks. Ja ma ütlesin, aga pommid värgitas, no selle segita minema ei lähe. No siis vahepeal lasti mu isegi käed, tähendab, võeti rauast ära, eks on, rauad võeti pealt ära. Siis ma olin uuesti rauad peale, sest ma olin ohtlik kurjategija. Ja osaga nad küsisid, kas on veel, ma ütlesin, no ma ei tea otsi, kui te leidsite, kindlasti te leiate, eks. Aga ma ütlesin, kuidas sa relvadega ja ta ütlesin, relvad otsime välja nagu nii. Ja noh, siis oli nii, et järgmine pilt ma istusin siin sees, eks on veidikene aega. Nad püüdsid minuga rääkida, ma ei osanud midagi rääkida, sest ma ei teadnud, kus see kanep sattus siia majja. Ja noh, relvadest ma ka ei osanud midagi öelda, eks on. Ja et ühesõnaga nii-öelda metsatöölis, ma ütlesin, no ta ütlesid metsa sama, mis ma neist räägin, noh, see on ju mõtet. Poisid saagisid, eks nad raiusid kirvestega. Ja siis oli nii, et osnaga topiti mind autosse ja siis oli juba Mari oli ka sealt mõisa äärest ära toodud. Oli vahepeal lastud Maril pissida isegi tead, eks noh. Aga siis oli need poisid olid autodesse mandud eraldi kõik, eks on. Kõigil olid käed rauast tead ja noh, rääkida ei lastud ja siis viidi mind minema 2 mehega. Ma istusin 2 mehega autos. Üks siis no räägi siis eraasjad, kuidas on tead. Ma ütlesin, no mida, küsi konkreetselt ma vastan tule. No tead ise, noh, ma ütlesin, jah, mina tean küll oma asja, aga ma ei tea, mida teie tahate. Ja siis viisin Pärnu politseisse, eks. Ja noh, ma ütlesin, kuradi vahva, tead. Tuled Rootsis siia, kuradi kohe politsei on vastast. Sul tervitab ilusasti ja puha. Ja sedasi oli niiviisi, et algas siis ülekuulamine. Tähendab, see on siis puhkpsühholoogiline trikk on, et pandi üks naistavad minu selja taha istunud, on tunneks ennast kutsub kõheda. Aga mul on see igat, muidu on naiste esmalt alati ennast hästi ülendatud meeleolust, et nad ei teadnud seda kaheks vist.
ja siis küsiti jälle sama küsimus ja mõtlesin, et ma ei räägi teile sel teemal. Ma räägin sel teemal, mis ma tahan rääkida. Esiteks ma ei tunne ennast süüdi olevat. Teiseks nüüd ma olen võõrariigi kodanikest. Nad ei andnud mulle Eesti kodakondsust omal ajal. Ja mõtlesin, täiesti võõrad inimesed, ühist asja ka ei ole mõttetu. Kus see Kanep sai? Ma mõtlesin, teie seal Eesti, ka mina ei leidnud. Mina leidnud, ma leidsin selle siit, eks. Kas te suitsetate? Ma mõtlesin, võiks öelda, et ma suitsetan, aga ma ei suitse. Ma sõltun ainult ühesõnaga, ma teen suitsu vahele, eks. Ma mõtlesin naised, see on kõik. Aga naised ei ole ju Kanep, eks. Seda kokku panna ei olnud. Ja siis nüüd ülekuulan kestis kella 3 nüüd ja siis viin kambrisse. Nüüd ühesõnaga läheb see asi lahti, 15 aastat on ees istuda, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, kas nutaks vahepeal midagi sellist, ma mõtlesin, persse, midagi nuttaan tead, kuna ma süüdi ei ole.